kas sa Balti ketis seisid? Mees mõttes seisin, mis sellest? Mina ka seisin. Mille eest me seisin? Me seisime selle eest, et ehitame üles vaba riiki. Kaks pluss kaks sätid kahtluse alla, kas ta 4 on? 2 + 2 on 4, seda ma tean täpselt ja see on nii. Rikkaks pidid saama rõõmsameelsed ja laisad. Ma olen siin nüüd täielikult eri meelt. Vallot Mangus ja Jaan Luts on 2 kardinaalselt erinevat meest. Kohati jääb mulje, nagu poleks ainsatki teemat, kus meeste seisukohad ühtiksid. Täna on Rootsi kerkimas meie tarne 40 miljonit, ma arvan, et see võib-olla isegi kaalub üles selle Manhattani projekti. No võib-olla rahalises mõttes ja kubatuuri mõttes küll, aga minu jaoks mitte siiski. Erinevad maailmavaated ei ole takistanud Vallotit ja Jaani, aga ettevõtlusmaailmas ühist asja ajamast. Ning see tuleb 2 Tartu mehel väga hästi välja. Koos juhitakse betoonelemente tootvat ettevõtet DMB, mis lisaks Eesti Vabariigile on tänaseks asunud üles ehitama ka meie naabervabariike, seda nii põhjas kui ka lõunas. Tõenäoliselt kokku saavad tandemid, kus ka võib-olla ongi selline antagonistlik vastuolu sees. Me täiendame teineteist, meil nagu põhjust väga konkureerida ei ole. Meil on erinev haridus ja iseloomuomadused, need ka täiendavad, mitte ma enda sugust nagu enda kõrval ei taluks. Ma ütleks, et ega meil nagu erimeelsusi tulevikku vaatavalt ei olegi. Meil on põhilised erimeelsused on nagu minevikust pärit. Et me kirjutame erinevat ajalugu, nii-öelda erinevad ajalooraamatud on meil. Tänase DMB ajalugu on kirjutatud juba ligemale 60 aastat. Nii pole ime, et seda kohati erinevalt mäletatakse. Üks on aga päris kindel. Selle ajalooraamatu kõige säravamad peatükid on üles täheldatud just viimastel aastatel. Ajal, mil ettevõtte tüüri on hoidnud Vallot ja Jaan. Just sel perioodil on kerkinud hulgaliselt suisa ikoonilisi betoonehitisi. Samal ajal on ka käibenumbrid teinud rekordilise kasvu. Kui veel 5 aastat tagasi ulatus käive 26 miljoni euroni, siis tänaseks on mehed kõrge kaarega ületanud juba 100 miljoni euro piiri. Me teame, et ehitusvaldkond on väga raske, kõiki reegleid täitas oma asja ajada ei ole olnud nii lihtne, et need mehed on seda pika aja jooksul suutnud, et ma nagu selle koha pealt ütleks, et õiged mehed õiges kohas ja väärivad finaali. Minu esimene töökoht oli selles ettevõttes, mille nimi oli siis Tartu Maja, oli seal kraanajuht. Et ma kunagi küll kraana peal ei töötanud, ma olen korra seal käinud üleval. Et ma tegin infolehte, aga siis nõukogude aja lõpus siis ei olnud seal veel sellist töökohta nagu infolehe toimetaja, siis ma olin kraanajuht. Aga nüüd, kui tõsiselt, siis nad on ostnud tehase Skandinaavias. Ja see pole niisama, et sa oled eestlane ja sa lähed ja ostad tehase Soomes. Et see käib soomlastele minu arusaamist mööda natukene aupihta. Ja kui keegi on seda edukalt teinud, siis tuleb neid väärtustada. Selle ettevõtte nende meeste peale mõelda, siis tekibki tunne, et nemad on ka betoonist. Kuidas on võimalik üle elada kriisisituatsioonid, kui su turud vähenevad, peaaegu kaovad ja kuidas olude paranedes sa mitte ei taastu, vaid sa suudad edasi areneda. Betoonist mehed, minu tunnustus ja imetlus. Selles, kas 2 + 2 on 4 või mitte, ei pruugi mehed omavahel iial kokkuleppele jõuda, kuid ühel teemal seisavad mõlemad kaljukindlalt õlgõla kõrval. Jaan ja Vallot kinnitavad kui ühest suust, et eesmärgid tuleb iseendale kõrged seada.
vana treener oli Harri Russak kunagi, kes iga hooaja alguses käskis igal lapsel tulla siis sinna laua juurde ja sõnastada oma eesmärk spordis. Ja siis me käisime septembri algul seal laua juures, igaüks ütles, mis minu eesmärk on korvpallis. Ja kes ütles olümpiavõitja, see oli okei, sai trenni minna. Kes hakkas seal rääkima mingisugusest Eesti meistri või midagi, siis selgesti uuesti läbi mõelda asi ja tulla teise ringiga tagasi. Ja lõpuks oli ikkagi nii, et kõik mängijad ütlesid, et minu eesmärk spordis on olümpiavõit. Ja kui selle ütlesid, siis oli korras, eesmärk oli sõnastatud ja võisid trenni asuda. Kes püstitas omale madalama eesmärgi, pidi sügavalt järele mõtlema, kas on sporti mõtet teha. Tegelikult küllaltki õige lähenemine asjale. Aga ükski inimene tavaliselt ei võta eesmärgiks olla teine. Ikka tahetakse olla esimene. Ja sellepärast ma imestangi neid tänapäeva sportlasi, kes seavad oma eesmärgiks olla siin 23. või 25. kuskil mingi. Et see ei saa olla eesmärk. Nii spordis kui ka, ma arvan, ettevõtluses. Kahel täiesti erineval mehel on ka täiesti erinevad hobid. Kui Jaan on poisipõlvest alates mänginud korvpalli ja eelistab tänagi tegeleda sellega, kus paigas kindlad reeglid, siis Valloti vaba aeg möödub maailmas, kus puuduvad igasugused reeglid. Iga tööpäeva lõpus vahetab Vallot kiivri pintsli vastu ning asub õhinal värve lõuendile kandma, maalides nii abstrakti kui ka seda, mis koduaknast kätte paistab. Ma arvan, ettevõtjal on vajagi asjadest, kus teised ei näe midagi näha ja ma arvan, et see maalimine annab seda juurde, et sa nagu näed värve sealt, kus võib-olla tänases hallis päevas on seda vähe, aga üks korralik kunstnik teeb selle ikka väga kireva selle pildi.